viimast äppi ehitades, paar viimast nädalat on olnud üsna intensiivne töö just nimelt telefoni ja arvutiga. Kui sa veel ei ole vaadanud, mida me viimased nädalad oleme teinud, või siis, kui see video sinuni jõuab, vaata, võib-olla see kõnetab sind ka. Eellugu sellele on olemas nii eestikeelse artiklina kui inglisekeelse artiklina selle äpi kodulehel. Meid on ta toetanud need viimased paar nädalat, endale ma tegin ta. Ja nii nagu ikka, müstika, eks ju, siis kuna sügisel alustasin karnivoorlusega, ehk siis loomse valgu ja rasva toitumisega, otsisin ma toetust äpi näol, ma ei leidnud seda. Ja eile, kui ma olin suunatud siis launchima ehk laiali saatma seda informatsiooni, mis oli siis nii palju kokku pandud, et me saame teda testida nüüd koos sinuga, sest me ise oleme seda testinud. Siis jah, enda jaoks seda luues läbi kõikide nende jälgitud karnivoordoktorite ja influencerite töö toel ennast rohkem kuulata ja tundma õppida, siis ma olen palju rohkem aru saanud, kuidas need asjad mu kehas toimuvad. Sest üks asi on teooria, kui seda keegi teine räägib. Teine asi on praktikas neid asju enda jaoks tegelikult mitte ainult lihtsalt kirja panna, vaid kasutadagi seda tehnilist poolt meie toetuseks, et aitaks seda pilti luua, seda analüüsi enda jaoks mõistetavaks teha. Kus ja millal ma siis tegelikult välja kukun, kuidas ma sinna tagasi saan ja nii edasi ja nii edasi, kui palju ma midagi peaksin tarbima kütusena. Ehk siis kõik selle olime me kokku pannud ja maailma saatnud ja juhatati meid ka karnivoor äpini. See elu paradoks, eks ju. Siis me saime teada, et on olemas ka Go Carnivore äpp. Aga nüüd on vähemalt 2, kui mitte rohkem. Võib-olla on neid veel. Ei ole minuni jõudnud. Aga sinul, kelleni see info jõuab praegu, on võimalus. On vähemalt 2 valikut. Ja kui palju erinevaid dieediäppe või paastuäppe, mida iganes äppe on terve internet täis, siis just sellist teadlikku oma kehasüsteemi jälgimisäppi ma võin julgelt öelda, et ei ole. Ja see on esimene. See on body awareness, see on kehateadlikkuse tõstmise